läks kuskil valesti. Ma võtan üle. Istuvi bussin. Där vill du. Tegelikult piiksuus meie kohal kosmosesse. Nii kiiresti plastikale valmis või? Plastikut käisid võtmas seal või? Ei, ma käisin palli lükkamas. Üks pall oli liiga ääres. Sa päris hästi lükkas. Pärast näed. Kuidas lükkasin? 3 nädala pärast, 4 nädala pärast. Meil saab Sotlani pall valmis. Võttu. Korredi palavad sinna. Kuna ma olen siin vahetuseks olen ja siis on siuke asi, et noh, praegu on öö ja praegu on kell. Ma ärkasin siin ülesse. Päeval siit kuni siiani on valge ja siis ma maganen ja aga noh, tegelikult on see, et kui sa magad, siis on 3 tähtsat komponenti, et uni oleks kvaliteetne. Üks on see, et vaikne oleks, teine on see, et õhku oleks ja 3 on see, et pime oleks. Vaikusega on see, et põmm-põmm, kõrvatropid, eks ole, ja õhku, noh, siin Austraalias need majad on ehitatud kõik niimoodi, et noh, siit õhku tuleb igalt poolt. Siin on, ma arvan, et see vooder, igatahes soojustust pannakse, kui pannakse, siis pannakse ainult katusele. Seega nagu siin seintes mingit soojustust nagu ei ole, ehk siis see tähendab seda, et heli tuleb ka läbi. Sest soojustus võtab heli ka natuke kinni. Siis on siuke asi, et selle pimedusega, praegu on väljas pime, panen tule kustu, noh, pime on ja. Aga päeval päike paistab, siis ma selle akna ma juba tegin ära. Siuke, sa pead panna fooliumi siia, no see võib-olla, noh, natuke võtab seda, oota mis.
fosforirisk. See võtab natuke seda külma ka kinni justkui on ju. Et ei lase külma tuppa. Aga mis sulle tahan? Oled ju keritab ei ole või? Mine persona. Ahah. Sa kurat, sa oled natukene kuradi sipsti siin. Oled kõik kreenis või? See on ka kuradi, need rivikardinad on kõige hullemad asjad. Siia tuleb siuke tolm kogu aeg, et pleed. Niimoodi. Siis on üks võimalus, on see, et panna foolium siia. Sest muidu peaks ju seda fooliummütsi kandma, et 5G ei tuleks ikka tuppa. 5G-d me tuppa ei taha. Akna peaks puht, ei ole vahet. Siis on see, et teed siin klaasi märjaks. Siis foolium kleepub paremini. Vaata, kui hästi kleepub. Paned törsukese vett siia. Kleepub väga hästi. Vaat. Ma teen teise aknaga mingi mulli sisse. Mull mine välja. Mull. Ja nüüd ta hoiab seda külma ka natukene, sest väljas on juba külm vaikselt. Tegelikult sinna on tehtud juba ja ei olegi aru saada, et oleks nagu see lamemaalane. Ja nüüd ei pea enam 5G pärast muretsema ja muidugi ka pimeduse pärast või valguse pärast. Kus? Ja seda üles. Tšot või? Katki ei taha üldse on teha ja. Näh, ongi. 5G valmis. No siit ei ole enam aru saada, aga enam ei tule mitte mingit valgust siia tuppa. Kui sa küsid mu käest, et kas mul on soe, siis ma ütlen sulle ise. Ise saad arvata. Mul on praegult 1, 2, 3, 4, 5 kihti ülakeha peal. Alakeha peal on 1, 2, 3, 4 kihti. Babuška tekk on ka siin jalgade peal. Varvastel on, kui me tossud ka sisse arvestame, siis on 3 kihti. Enam-vähem on normaalne. Aga võib-olla on väike võimalus, et varbad peab vahetuse lõpus maa lõikama. Need võib-olla on täitsa sinised juba. Sest siin on jah see, et vaatasin just, et väljas on 3,5 kraadi. Feels like on 1,2. Aga see on huvitav, et 1,2 siis juba tegelikult nagu lund võiks kah sadada. Sest mida kõrgemale sa lähed, kilomeeter oli 10 kraadi või. Ma mäletan, kui me käisime matkamas, siis oli kilomeeter umbes 10 kraadi. Et mingi 200 meetri kõrgusel peaks olema juba miinus seal. Või 300. Ei tea, millal need uued forkad tulevad, sest siia tulevad 2 uut forkat, aga need vist pidid juulis tulema. Praegu on juuni veel. Augustis läheme ka vahetusse. Siis on meil uued forkad, siis on nagu normaalne. Siis ei ole hullu midagi. Läheme toome mõned pallid ära. Prillid panid vähem. Et ma näeks, kus need pallid on. Minu jaoks on tegelikult, kui mul prille peas ei ole seal taga, see on lihtsalt valge udu kogu. Tegelikult ma ei tea, palju mul prille on. Võttes üles prille, palju mul need palli on seal. Selles suhtes on küll see, et pallide korjamine juba vilumust on. Nagu nägid, praegult nagu meister tegi vaata. Korraks sisse ja kohe välja. Ennem oli ikka see, et otsisid seda auku vaata. Aga nüüd on teada, kuidas augule läheneda. Nüüd saab kohe sisse minna. Hea jutt. See ei on kuradi see tekka, jalgu ei saa liigutada. Aga pigem on see, et
ei liiguta jalgu ja jalgadel on soe, kui see, et saad jalgu liiguta ja külma. Sest ainuke asi, mis ma praegu juurde panin, ongi see tekk mul siin. Ja tegelikult nagu täitsa okei on. Aga praegult ongi tegelikult see, et see on kaar on täitsa täis, siin ongi põhimõtteliselt 2 vaba seda slotti on veel. Nad täitsa täis on see on kaar. Mis nad siin päeval teevad siis? Eelmine või üle-eelmine video siis ma olin seal sees, aga siis ma olin nii-öelda nagu üksinda seal, sest see Ginneri abi siis, tal sündis laps või noh, ta naine sünnitas, no tal ka siis tuli jah, saad aru küll. Ja siis ta ei olnud mingi nädal aega või isegi 2 nädalat ei olnud tööl või. Siis oli normaalne seal sees olla, sest siis ma tegin justkui nagu tema tööd. Aga nüüd, kui ma seal sees olen, siis kui ma tema tööd tegin, siis ma istusin, ma arvan, et no ütleme 10 tunnist 5 ikka istusin või. Kontrollisin, muidugi, vaatasin ekraane. Aga nüüd on nagu teistmoodi, sest siis kui nüüd Sandra seal koristaja on, siis ma lähen Sandrale appi, aitan tal koristada, et midagigi teha. Siis Sandrat ma saan abistada umbes mingi 2-3 tundi päevas. Siis tulen piibule siia ja... Aga see Sandra koristamine on ikka persest tööreisk. Ikka võrdi hull töö. No maski asjad on muidugi peas ja ikkagi, aga mul ikka tuleb kuskil seda korriti tolmu. Ei tea, kuidas hakkama saab, tubli tüdruk on. Või hoopis siis juba naine äkki. Ei noh, kui mul oleks hooaja alguses see amet määratud, eks ma oleks ära teinud, aga nüüd korredi, kus juures ma arvan, et ma olen suhteliselt kõiki töid siin teinud nüüd või. Päris huvitav. Mis tööd ma teinud veel? Ühte tööd, vaata, kui see prügi tuleb, see prügiauto, no trash, ehk siis noh see, mis selle Sottoni, selle palli sees nii-öelda veel on. Kõik see muu jama, see läheb sinna kompostihunnikusse kuskil mingis videos suht alguses näitasin, kus see kompostihunik on. Et see läheb sinna. Seda tööd ma pole teinud ja seda ma tõenäoliselt ei saa teha ka, aga noh, mis on siis traktoriga sõidad ja karvun taga, eks me enne. No selle loaderiga pole neid rekkaid laadinud, aga no loaderi töö nagu loaderi töö ikka. Ütlen küll, et backpackerite töid 90% olen kõiki teinud. Jah, sest on huvitav, et ma olen nagu, tule siia nüüd, et ma olen siin kõiki töid teinud. Ja ma ütlen, noh, kui selle mumbagiga, no ma taga olen istunud ja nagu no teoorias ma saaks hakkama sellega. Ja no kindlasti saaks hakkama, praktikas saaks ka hakkama. Ütleme, et ma olen kõiki tööd teinud ja nüüd sulle näiteks, kui sina kuskile džinni tuled tööle. Mis tööd ma soovitan? Ma soovitaks kõiki töid, mis ei ole seal sees. Reaalselt. Soovitaks neid, kui sa backpackerina lähed. Sest välitöödest on see Forka juht, runway Forka juht. See on kõige justkui nagu on siis jah, kõige halvem justkui. Aga see on kõvasti parem töö kui kõik need, mis seal sees on. Kõvasti parem. Kui mul peaks olema valida või noh, ma saaks valida, mis tööd ma teen, siis no esimene oleks kindlasti loader, yard loader. Sest see on ka justkui nagu üks luin, aga seal nagu võtad erinevas kohas need palle maha ja saad nagu liikuda veits. Yard loader on ma arvan, nagu kõige parem töö üldse. Siis teine töö on, võib-olla ongi siis see Bailpadis, vahet ei ole, kas sa oled loaderi peal või selle Forka peal. Ja siis on see. Aga võib-olla trash on parem kui see, ma ei tea. See, kes, kui viid seda prügi ära seal. Võib-olla, ma pole seda teinud, seda ei oska öelda.
aga jah, kui sina näiteks mõtled kuskile džinni minna tööle, siis ma kindlasti soovitaks kuskile nii-öelda välja. Need on natukene mõnusamad tööd. Kuigi siin džinnis on kõik siuksed sipsti-supsti tööd. Aga kui sa tuled selle mõtteviisiga siia, et sa oledki siin 4-5 kuud, ei ole hullu. Saab hakkama. Aga kui sa nüüd mõtled, et sa jääd terveks eluks siia, ära jää. mina ei suudaks. Mina ei suudaks kohe kindlasti. Võrdi liiga tuim raisk. Aga arvestades seda, ma alati mõtlen sellele, et nagu seal selles Feederbase, kus Feederbase on siis see, kus neid palle sisse tuuakse. Üks vennas seal nagu niimoodi vingub, et talle ei meeldi. Kogu aeg ütleb seal, et ma ei meeldi ja ühe korra ütles mulle, et miljonid inimesed tahaks seda tööd teha. Siis ma ütlesin, nagu tegelikult tahaksidki. Kui sa võtad terve maailma ja arvestad seda, mis tööd sa teed ja kui palju sa sellest palka saad, siis ma arvan, et neid inimesi on isegi rohkem kui miljon, kes sellist tööd teha tahaks. Seega, perspektiivi küsimus. Ja ma arvan, et neid inimesi, et kui mingile vennale ütled, et Forkaga käid siin edasi-tagasi, külm on Forkas. Ütleb, mul ei ole vahet. Ma võin paljatilliga ka siin sõita. Peast anna tööd mulle, kui sellise palgaga annad. Tuleks hea meelega siia. Mina siin praegult, tead, ütlen, et varbad on külmad on ja perspektiivi küsimus. Jälle pallid. No mis häda on? Vaatan siin filmi, eks ole, ja Netflixi vahepeal. Vaatan Formelit on ja. Mis sa vingud? Külm on. Külm on, jah? Pole midagi tea. Külm on, jah? See on külm, jah? Austraalias oleme, siin ongi külm vahepeal. See on hea kuradi huvitav, kui ma siia Austraaliasse poleks tulnud, ma oleks kunagi elu sees mõelnud, et nagu Austraalias nii külm on. Kuidas see võimalik on, et Austraalias külm on? Keegi ütleks mulle, et Austraalias on külm, võta soe pesu ja villased sokid kaasa, mõtle, mida sa ajad, Austraalias on soe, ei ole, külm on. Eile läksin magama ka, kurat. Täpselt selline tunne, nagu oleks Eestis kuskile suvilasse läinud, ütleme kevadel või sügisel. Maja on nii külm, et tekk on ka külm ja häda kogu aeg. Kurat, hullumaja siin praegu. Looderi peal, eks ole, on ja mul on tulin tööle, just võtsin kurat pallid maha, eks ole, on ja nüüd kurat 2 seemnerekkat ootavad. Üks kuradi pallirekka tuli veel. Siukest asja polegi nagu öövahetusel olnud, et edasi ja tagasi siin. Ei normaalne, aeg läheb kiiresti. Hommikul, või õhtul tulin siia. Kõigepealt 1 seemnerekka. See kuradi pallid, eks ole, on ja. Nüüd on kuradi 2 seemnerekkat ootab seal. Ma pole isegi sööki saanud kurat külmkappi panna. Kurat, bussi jätsin sinna teise. Fuck, raisk. Ma olen pool tundi on siin ilma muusikat. Kurat, juba küll 8:30. Mul juba see vennas, kellel see modulid peal on, see juba kurat raadiosse küsis, et kus mu lauder on. Ma mõtlesin, et hoia oma hobuseid ja tulene
teen kõigepealt oma töö ära. Ja stopp. Тихий, блядь. Тихий, блядь. The hoppers are empty. Let's do rest with the loader. Kuradi, mingi vennas elab loaderis. Kuradi, nii tihe päev nüüd või öö siis, korter. Piibule kohe pausi, ma üks rekka tuleb veel. Jälle läheb piibule. Mällermees! Kuule, mul üks rekka peal, ma küsisin selle rekkamehe käest, et üks peaks kohe veel tulema ja siis peale seda ma saan sulle pausi anda. Okei. Et siis tead, et ma tulen natuke hiljem. Jah. Tavai. Tšau. Kuradi pea on ka sassis, nii palju on tehtud täna. Tavaliselt on öösel ikka kuradi... Ja see ongi halb. Võiks olla iga õhtu siuke sipsti. Natukene siit, natuke sealt, kogu aeg siuke natukene. Mitte see, et mõni õhtu pole mitte midagi teha ja siis rõuhti sulle annatakse niimoodi, et hoia piipja ja prill, eks ole. Täna on see päev, kus hoia piipja ja prill. Seal on lahti küsitatud. On hea võtame halb mõtleb. Paljad halb mõtleb. Juba kuredi 2 rekkat tulevad. Kuhu sa lähed? Mul mingi rekkaga oli see, et ma võtan ühe palli, panen kuskile, 3 palli panen teise kohta ja üled pallid panen veel kuskile kohta. Ma ei mäleta, mina ei tea, milline rekka see on. See vist on. Siis ta on ka see, et võtta. It's that today. That's 20 on easy. Mate, I've got to go to row 149 for 3 bales, Jep. Mis te kurat korraga tulete, tulge? I'm on the bridge, sorry. Yeah, you got Larry, 6, 54BC, you've got 20 on. Good morning. Hey, how are you? Good, how are you? Alright, you know street pigtails? Yeah, they go here. Go into row 149. 149, okay? Yeah. And then I'll climb down to the next road, all the rest go down there. Phil told me that one bale should Yeah. One, Which one? yeah.
midagi pime on väljas. Jep. Viis rekkat on siin juba. Mis te kurat kella 5 kõik tulete? Mida kuradi kella ei tunne või? Nüüd ongi samamoodi, et ruumi ei ole, siis paneme siia äärde. Kurat, mitte midagi ilgutset. Paneme kordi rekkalt, tuled põlema rõis. Kurat, niimoodi läheb rekku kõik väga kaua aega. Palav hakkab ka kurat. Seekord tahab see liikuda. Soe on. Mängib need maljand ka ja sellega teen. Mustatakse listed, tuuled võivad mulle. Üks vapper käsi külje klaasil astub mulle. No see näib nagu leekides meretuul mustast. Nagu seepides sa mulle meeldid, mingi ma peenid. Sulle tüpitasin aga lase vappusid. Kui jalgu pidi merevessi lahtusid. Täna ongi väga nagu poiss. Tuules võivad mulle. Üks vapper käsi külje klaasil astub mulle. Murelike puud, mudelike suud, üksi nübed pole minu süü. Mul oli siin nüüd valik. Noh, tema oli teine rekka, kes sisse tuli, onju. Tema pidi mõtma, aga nüüd mul seal 2 tükki ootas, eks ole, onju. Aga Jeff oli 3. kes sisse tuli. Ma oleks saanud võtta sealt. Jeff on normaalne vend. Ära. Ma võtan Jeffi. Neil ei ole midagi kõhida ka, sest Jeff oli 3. Ta kõhib. Kõhida. Jeff oli 3. Aga kui nüüd liiga palju kõhid, siis ma ei tulegi sinu juurde. Ootad 7, mis kell on praegu. Tund aega ootad, siis kui kõhib hakkad. Sinna küll uppuda ei saa. Slowcrawlile. Kurat, ega selle Taneliga tasub olla hea sõna peal. Tuleb, võtab sul pallid ära pealt. Munn oled minu käes, siis ootadki ja. Saagi räägis. Ja see nüüd Penny tuppa tagasi. Ja nüüd on natuke rahulikum. Ma ei tea, miks ta nüüd, kui mul kaamera käima pani, miks ta siit nüüd. Aga kui me Pennyga formulit vaatab, Penny vaat. Oota. Au! Mine verse. Kuule, kohe hakkab pihta ju. Formation lap käib juba ja. Mis toimub? Töötasid just. Aha. Penny, kus oled? Seal oled jah. Kuule, tule nüüd siia, vaatame formelit. Vaata, isu maa nüüd, vaata kohe. Kohe hakkab, Leclerc hakkab minema seal. Leclerc on praegult teine. Hamilton on 3. Russell on 1. Piip ja Sandra on ka tead tuppa lasknud, kui neil vaba päev on. Ta on nagu rahulikum siin. Sest esimene kord, kui ma lasin ta tuppa, kui niimoodi tõmblesin. Aga siis tal oli mingi pidupäev. Aga praegult on nagu roolab maa veits. Kardi niimoodi on elu päris mõnus. Vaatad formelit. Pennyga siin. Panime talle nüüd selle asja ka siia, enam ta ei augu. Nüüd see töötab meil. Et kui ta augub, siis tal tuleb see mingi mahl tuleb siit välja. Ja siis tal vist ei meeldi see mahlalõh. Kuule, vaata nüüd. Ära vaata ringi, vaata. Põnevi, vaata, ära vaata ringi, vaata ekraani. 71 ringi on. Siis peale formelit ma lähen
mul on trenni. Sobib. Sa oled korraks välja. Saad magada natukene. Ma tagasi tulen, siis võib-olla lasen tuppa tagasi. Sind üksinda tuppa lasta küll ei saa. Sa teed mingit pättust sinna. Mis sa kuradi istud nagu mingi emane sinna? Istud nagu kuradi koer. Mis sa niimoodi istud? Inimesed istuvad niimoodi. Kuule, F1 on läbi. Ma olen trenninud ja sind ma siia tuppa kohe kindlasti. Mis sa nüüd panen kaamera käima, siis sa tuled siia tõmblema või? Seal on ka mingi kuradi tähelepanu vajadus või? Tahad ka, et inimesed sind ka vaataksid sind seal YouTube'ist või? Kas vaatavad sind lähemalt siis? Mine oma kuuti magama praegu. Ma käin trennis ära onju. Siis tulen tagasi. Ja võib-olla saad uuesti tuppa. Mis sellest arvad? Süüa on sulle? Süüa. Ma on tunnike. Kalev! Tund. Tund mul on. Sul on tund või? Võilike, sama asi, kaaperdus. Teeme ära. Hädas tuleks vaja. Ole meheks. Ära viha pea. Ära pilka viha pea. Op! Välja. Ma tean, et sa tahad nüüd mängida. Pandi! Ma ei hakka sind praegu... Sussi! Sandro sussi küll ei võta. Piibu sisse. Tai. Pandi. Pärd väljas ikka hea rahulik, mis kell on praegu. Noh, kell 1 öösel. Enamus inimesest magavad, ma panen oma. Niku on auto teele ja kõik ärkavad üles raisk. Liigul ei ole ka. Mis nad magavad ja just kui mina kurat magan, siis nemad jauravad siin mingi pesevad pesu ja niidavad muru ja mis tunne on. Ei no täitsa joone peale, aga noh, kes siia veel tuleb öösel? Kord ei keegi. Hea küll. Ruumi küll siin parkida. Aga keegi on ju saaris. Mida sa ajad? Mis sul viga on? 30 saad siis... No tegelikult ma päris pikalt juba enne trenni venitanud. Ma näen, et Piip käib ka trennis, Sandra ka. Kord pigem selle venituse peale väga rõhku ei pane. Ütlesin ka neile, et paar aastat teete ja siis näete, et see venitus on ikka kord enne trenni ikka natuke tähtis ka. Lihtsalt keha natuke soojaks. Niimoodi kui 10 minta ikka võiks teha reiski. 50 minta keha soojaks enne kui andma hakkad reiski. Me tegime nüüd Piibuga siis 6 aega tegime terve keha trenni. Aga nüüd teeme siis ülakeha, alakeha. No ma teen, kui me öövahetus oleme, siis ma teen alakeha ainult 1 korra nädalas. Ülakeha siis 3 korda midagi sellist. Ja 1 korra käin jooksmas. 3 ülakeha trenni, 1 alakeha trenni ja 1 jooks. Muidu teeks alakeha rohkem, aga peale öövahetust ja alakeha tegelikult ei või midagi. 1 korra proovisin ja mõtlesin, et nüüd ongi kõik minuga. Raive reisk. Mis sulle tahan? Minu eesmärk siin puterdab juba reisk. Minu eesmärk siin jõusaalis on see, et kiirelt sisse, kiirelt välja. Siis ma teen ka niimoodi, et 3 lükkamisharjutust ülakehale ja 3 tõmbamisharjutust. Esimene lükkamine on selg, teine lükkamine on ülarind ja 3. lükkamine on alarind. Seljal on esimene ülevalt tõmme,
siis kitsalt tõmme ja siis laialt tõmme. See on nagu point. Ja teen supersette kogu aeg. Supersett on siis 2 harjutust justkui nagu kord. Kurat, õlad nii laiad, et vahel minna. Fuck raiski. Aga nüüd ma näen küll peeglist, näen, et vorm on nüüd, kaua ma olen 2 kuuga on tagasi tulnud. Kaalul 86 kilo. Ma arvan, et rasvaprotsent on mingi 10 või 80 vahel. Normaalne. 90, tegelikult eesmärk oleks 90 kilo ja rasvaprotsent sama. See oleks päris titi-miti. Aga kurat, seda kaalu ei tule juurde riiski. Kurat, siin on need vahele pandud. Lollid või? Sest ei veni või? Venitama peate. Sügavust on vaja. Sügavale on vaja minna. Minu trennipoint ongi seotud. Siin ma tegin 10 kordust, siin ka 10 kordust. Aga eelmine kord ma tegin järgmised setid olid kohe väiksemad. Siis ma vaatan, kui ma teen nüüd ka 10 kordust, siis ma tõstan raskuseid. 3. Tegelikult mul on see sama treening kava olnud aastaid juba. 5-6 aastat sama asi põhimõtteliselt. Ülakehale 3 ja alakehale 3. Vaata, aeg on ülakehale siis. Üks on masinatega, see mis täna on. Üks on hantlitega ja üks on põhimõtteliselt nagu kaablitega siis. Point on see, et masinatega teen justkui seda jõudu. Hantlitega teen justkui nagu seda päris elu liikumist. Ja kaablitega on siis nii-öelda isoleeriv. Et teen seda. Nüüd sellega teen. Lihase punni ajan. Täna on jõupäev. Ja ongi trenn läbi. Vaatasin, et mul oli 45 minutit. Seal siis ma panin trenni käima siis, kui ma lindi pealt sooja tegin 5 minta seal. Siis venitamine ka mingi 50 minta. Ehk siis põhimõtteliselt tegelikult trenn kestis pool tundi. Ja see nagu ongi minu point, miks ma siin teen neid superseeriaid, et see, et lükkan ja siis tõmban kohe järgi. On see, et kiiresti sisse, kiiresti välja ja minema. Slam-bam ja kurat, thank you mämm ja minema. Siis kui see debiilsetel aegadel käid jõusaalis, siis autoviti on, siis saad seda teha. Aga kui tulla siin ka mingi 5 ja siis ütleme 7 vahel, siis ei saa sellist asja teha, sest siin on rahvast nii palju ja masinad ei ole lihtsalt vabad. Aga tuleb mingi kell 1 öösel jõusaali. Aga kus mul pole kodus süüa midagi, peaks tongalt siis käima või? Kui sa näiteks tahad ka mul neid teisi kavasi, sest me kõiki kavasi niikuinii sul tõenäoliselt ei jõua näidata. Kui sa tahad teada, mis treeningkavad mul nagu on, millised mul need teised kavad välja näevad, võid küsida, ma võin julgelt jagada, mul on jumala savi, raha ei küsi selle eest, aga võidan ta ikka. Mina rahale ei ütle kunagi ei. Muidu tegelikult tava on mul see, et ma teen ülakeha ja alakeha nagu kordamööda, aga praegult ongi see, et nagu ühe korra tegin peale öövahetust jalapäeva. Ei taha enam. See paneb ikka südamele, see ei ole hea risk. See on liiga, see on juba lõhkumine.
aga ülakeha on normaalne ja siis närvisüsteem ei saa nagu nii jõhkra põntsu. Sest noh, kui ma jalgu teen, aga ma teen kõiki trennid on niimoodi, ma teen nagu, ütleme, et ma jätan 90-95, umbes 90% jätan sisse. Ei, 90% jätan välja, 10% jätan sisse, et nagu täitsa lõpuni ei pane. Aga jalgadega ei saa teha seda, sest homme mul jalapäev. Sest näen, ma nüüd hakkasingi tegema niimoodi, et siis kui mul see vabapäev on, kohe esimene hommik on jooksma peniga. Järgmine päev tulen teen ülakeha, ehk siis nagu täna, ja homme teen alakeha, ja siis üle homme, siis kui tööl olen, siis tulen teen jälle ülekeha, ja siis tuleb paus. Niimoodi. Ega kui oli treeninglaager, normaalne. Aga ma näen küll, et lihas on punnis küll, normaalne. Võib teha küll. Piip ütles ka, et miks ta Eestis ei käinud, on see, et ta nagu kui inimesed lähevad jõusaali ja arvad, et nagu kõik teised nagu vahivad teda või Piibru oli ka see kartus. Tegelikult mitte keegi ei vahi sind. Mine lihtsalt tee trenni. Kui sa sinna pole jõusaalis käinud, ära lihtsalt tee neid harjutusi, mida sa Instagramis näed. Kui sa hakkad mingit debiilselt mingi kurdi helikopterid asju seal tegema, no siis inimesed vaatavad imelikult sind. Aga kui sa teed nagu tavaharjutusi, siis mitte keegi ei vahi sind. Võta lihtsalt kergem raskuse ja see, et sul kerge raskus on, mitte keegi ei vahi sind. Aga kui sa võtad suure raskuse ja teed väga rõveda tehnikaga, no siis jah, vahivad. Aga kui sa teed kõik korrektselt, siis need inimesed, kes teavad trennist, siis midagi, neil on just pigem hea meel vaadata, et nagu inimene võttis ennast käsile ja hakkas trenni tegema. Nii et ära karda, mis on põhiasi ja pole ammu öelnud seda, mis on põhiasi ja? Põhiasi on see, ära karda! Kuja meid olid need. Moment, can I help you? Hello, can I have one large double cheeseburger meal? Correct, for the drink? Fanta. Yep. And 2 cheeseburgers. Yep. Yep, that's it. Kord punased leedid ja ma ei näe, mul meeldib. Punased leedid mulle meeldivad, mul on toas ka punased leedid. Teeb punane valgus. Oota, ma pean ära maksma. Siin ei maksan, seal maksan, seal maksan just. Siin maksan, seal maksan. Ei tea, kus ei maksagi või? Back up there? Okei. Vettu. Ega seal olnud mingit tšelovekki. Thank you. Toas ka punased leid, noh, tegelikult punased leid on justkui nagu see erotika on ja tegelikult on punane valgus silmadele ka hea. Eks ta erotika on ka, aga silmadele on ka hea see rahust. Ta ei anna silmadele seda kehale ka. Ei anna seda erksat valgust. Aitab kehal magama jääda. Noh, muidugi autoroolis magama jäämine ei ole kõige parem asi. Aga enne magaminekut punase valguse sees olla. Aga hea küll. Sest mul on see, et ma tunnen, et mu testosteroon on ka nüüd jälle tõusnud. Ja kus ma seda tunnen, kus ma sellest aru saan, on see, et hommikul on lipp pardas. Päris pikalt ei olnud, ma isegi hakkasin mõtlema sellele, et no midagi jaman reisib. Aga nüüd on, sest ma arvan, et see võib olla asi selles, et õlut enam ei joo. Eile jõin 2 koronat. Täna võib-olla võtan ka panen ka 2 äkki või. Siis ma päris pikalt, ma arvan, nüüd 1,5 või isegi 2 kuu jooksul olen joonud äkki mingi 10 õlut. Ühe korra tegime rohkem. 1 peo ja nagu niisama olen 10 õlut joonud. Ütleme niimoodi, et muidu oli tavataks, oli õhtuti ikka nagu 2 oli miinimum iga õhtu. 2 ja vahepeal läks isegi siksar läks õhtul enne magaminekut niimoodi, et homme peab tööle minema. Aga enam pole nagu teinud niimoodi. See võib olla üks põhjus, miks testo on jälle tõusma hakanud. Teine põhjus on kindlasti trenn. Söök on tegelikult suht sama. Et ongi trenn ja see alkoholi mitte joomine, siis on hommikul. Vaata, mis seal lause oli. Söö sibulat ja kala, siis seisab nagu tala. Sibulat ja kala ei söö,
aga kurat seisab ikka nagu tala. Selle ka, kui tegelikult meestel on see, et kui sul hommikul ei ole nagu nii püsti, kui püsti saab olla, siis tegelikult on midagi jama. Softi poole on, siis on veel enam-vähem. Aga kui on siuke nagu, et nagu pead nagu voodis ikka natuke aega olema enne, kui saad püsti tõusta, siis on tegelikult testoga kõik korras. Mis oli jäi, läksid nüüd lehma tapma või? Double cheeseburger ja cheeseburger peaks alati valmis olema, sellepärast ma tavaliselt võtangi. Juustuburger, muidu vahepeal võtan angustburgerit, tegelikult läksin angust. Mul on see, et ma võin süüa ükskõik mida. See söök, noh. Thank you. Thank you. Kurat, ma vaatan nende raipete asja üle, sest nad kuradi kipuvad. Mitu korda on valesti pandud mulle. Ai, siin on korras. Ühe korra võtsin, kui pullakalt tagasi tulin, võtsin 2 juustuburgeri. Einet ühe võtsin tööle ka kaasa ja 2 juustuburgerit. Raiped panid mulle 2 juustuburgerit ja ühe topelt juustuburgeri. Ma võin süüa ükskõik mida. Mul lihtsalt ja teha nagu juua kõike. Nagu sa näed, kui sa siin Austraalias oled vaadanud mu videoid, ma ei ole paksuks läinud. Ja nagu tegelikult see elustiil, mis mul siin on olnud, no ei ole kiita. Enamus ajast, no siin Morees, kui me nüüd oleme, siin elame, see on kiitmist väärt. See on täitsa kiitmist väärt. Aga enne ei ole üldse kiitmist väärt. See oli ikka nagu õudne teelt isegi. Aga vaata, vorm oli ikka normaalne. Lihtsalt hommikul ei tõusnud. Veled oli kõik korras, aga muidu... Enam kõik on korras, aga kord hommikul ei tõuse. Muidu kõik hästi, jah. Kõredi loll jutt suu tagasi. Tegelikult ei ole loll jutt, päris eluraisk. Jah. Ära tunne pererahva ülesse. Oi. Siin muidu see põhitänava siin, kus sõidavad kõik autod. Ja hommikul, kurat, ilgelt jääb magama jääda ja sõidavad siin edasi tagasi ja lollid ja on hea, kui ma sõidan nüüd siin. No need peenestavad ka, kurat, ega ma ise peenestan ka, kurat, ei saa näpuga näidata. Ma olen nüüd sit in the loader, kuni tuleb mul rekka. Kus sul külm on? Mul jumala soe. Sul soe kõlgu ka, jah? All on, üleval ei ole. Head aega. Head aega.